Selles videos hakkame rääkima erinevatest manipulatsioonivõtetest, mida kasutavad siis nartsissistid, sotsiopaadid ja psühhopaadid. Kui me neid võtteid ära tunneme, siis meil on lihtsam mitte langeda nii lihtsalt nende võrku. Ehk siis üks ja väga võimas manipulatsioonivahend on süütunde tekitamine. Miks? Teid pannakse kõigepealt uskuma seda, et see, mis juhtus tema elus või see, mis juhtus kellegi kolmanda isikuga, on sellepärast, et teie midagi tegite või vastupidiselt jätsite tegemata. Ja miks see niivõrd toimib alati, on just see, et küsimus ei ole empaatiavõimelistele isikutele või näiteks tugevatele tegijatele, mis iganes alal, selles, et mis toimub nendega, vaid just seesama, et kui mina nüüd midagi tegin valesti ja põhjustasin teistele läbi selle halba. Ja võt see ongi see, et see empaatiavõime, miks ta hakkab määrama hästi palju inimkäitumises, ongi see, et ma tunnen ennast süüdi, sest et ma tajun, mis võib toimuda teise isikuga. Ja nüüd, kuivõrd ma olen süüdi, teeb aju hästi lihtsa otsuse, võiks piltlikult öelda. Ehk siis, sa oled süüdi, järelikult sa ei olegi väärt. Ehk siis sa ei ole väärt õnne, sa ei ole väärt paremat elu, sa ei ole väärt rõõmu, sa ei olegi väärt midagi, sellepärast just, et sa oled ju süüdi. Mõelge, kui palju on süütunnet kasutatud läbi ajaloo inimeste mõjutamiseks. Ehk siis alates näiteks, mis iganes religioosne arvamus, sa oled süüdi, järelikult sa ei saa õndsaks näiteks. Kuid jätke meelde üks asi. Alati, kui te märkate, et teid tahetakse süüdi tunnistada milleski, mis tegelikult ei kuulu nii-öelda teie vastutusse, mis ei ole teist tingitud otseselt, siis jätke meelde seda, et inimesed, täiskasvanud inimesed eriti, vastutavad ise enda otsuste ees seal elus. Ja isegi kui te püüate kedagi väga päästa, teil ei õnnestu, sest et te ei suuda kontrollida seda kõike, mis tema teeb. Ja lisaks väga oluline on, me ei saa käituda valesti ega õigesti, kuivõrd me langetame otsuseid konteksti kuuluvalt välise ja siin kahe kõrva vahel oleva informatsiooni baasil ja imekiiresti muuseas. Nii et ärge tundke ennast süüdi, see oli, mis oli, seal oli erinevaid mõjutegureid, mis seda põhjustasid ja lihtsalt minge edasi. Olge enda suhtes leplikumad ning ärge tundke ennast süüdi.